Ma olin ülikooli teisel kursusel, kui ühel hetkel otsustasin panna kõik õpingu pausile. Ma tundsin, et mul ei ole mingit mõtet jätkata enne, kui ma olen saanud vastuse 2 küsimusele, mis mind kummitasid. Need 2 küsimust olid, kes ma olen ja milles ma hea olen. Ma leidsin, et ei ole otstarbekas õppida, tegutseda, ilma et mul oleks selget aru saama, kuhu ma tahan liikuda, kuidas ma tahan seda rakendada, mis need minu eriomased anded on, millega mina võiksin silmapaistvalt hea olla. Ja ma kuulutasin selle aasta enesearengu aastaks. Tõsi küll, päris õpingutest ma ei loobunud, sest hoopiski sellel aastal ma õppisin kordades rohkem kui tavapäraselt. Ma läksin majanduse asemel hoopis rakenduslikku psühholoogiat aastaks õppima Tartu Ülikoolis. Ma sisuliselt käisin kõikidel seminaridel, koolitustel, töötubadel, kus vähegi oli võimalik käia, selle jaoks, et ise õppida, ise mingil moel endast aru saada. Lugesin kõiksugu raamatuid, mis pakkusid erinevaid harjutusi, mille toel ma võiksin aru saada, kes ma olen, milles ma hea olen. Hästi aktiivselt ise proovisin igasugu projekte, algatusi vabaühendustes ja seda kõike selleks, et ma saaksin kogemuse kaudu aru, see toimib, see minu jaoks ei toimi. See aasta nägi välja selline pöörane eksperiment ja minu töötoa sein oli täis suuri postreid, kus ma olin ennast mingil moel nagu seinale laotanud, olin ennast nagu välja kirjutanud, et ma saaksin astuda sammu eemale, vaadata sellele kõigele peale ja küsida, Harald, kes sa oled ja milles sa hea oled? Ja minu jaoks see meetod toimis, sest pärast seda enesearengu aastat sain ma selguse, et minu kutsumus, minu teema, minu kirg on olla koolitaja. Enne seda olin ma näinud ennast lihtsalt ühe toreda diskorina, kes käib inimesi muusika kaudu liigutab. Aga kogu selle protsessi läbides avastasin, et teatavad anded, mis mul on, teatavad eeldused, mis mul on, leiaksid kõige võimsama, kõige vingema rakenduse just koolitaja rollis. Nüüd on sellest möödas ligi 14 aastat ja ma võin panna käe südamele ja öelda, et see investeering endasse, et vaadata peale ja küsida endal, kes ma olen, milles ma hea olen, on täiega hästi ära tasunud. Miks? Sest ma olen saanud teha elus paremaid valikuid. Valides võimalusi, tegevusi, asju, eelkõige valides sellise töö, mis mulle korda läheb, ise nüüd ettevõtjana tegutsedes. Ja minu meelest see on üks kõige võimsam tunne elus, kui sa tunned, et ma teen seda asja, mida ma peangi tegema, just kui ma olekski kutsutud siia, et seda teha. Tunne ennast kursus. Aitab ka sul enda jaoks küsimuste ja harjutuste toel mõelda läbi, kes ma siis olen, milles siis mina hea olen. Aga ma hoiatan sind, see ei ole nüüd see kursus, kus ma lihtsalt räägin ja vatran sulle igasugu lugusid ja seda on lihtsalt tore kuulata ja ehk isegi inspireeriv, vaid see on see kursus, kus sul on tarvis ise kaasa töötada ja tegutseda, sest vastused nendele küsimustele ei ole mitte minus, vaid on sinus. Sina tead kõige paremini, kes sa oled, millest sa hea oled, aga erinevate harjutuste toel on sul võimalik see endast kätte saada. Mina enda enesearengu aasta jooksul eksperimenteerisin 100 erinevate harjutustega. Proovisin kõiksugu erinevaid variante ja siia kursusesse, tunne ennast kursusesse, olen ma toonud kokku kõige võimsamad, kõige ägedamad, eelkõige selline kirjutamisharjutused, mille kaudu sa saad ennast laotada korraks paberile, vaadata sellele peale ja küsida, kes ma siis olen ja mida ma tegelikult tahan. Selle kursuse tulemusena ei pruugi see tingimata olla kohe valgustunud, sest on protsessid, mis võtavad aega. Aga võib siiski juhtuda, et juba nende harjutuste käigus tekib sul oluliselt võimsam selgus, oluliselt võimsam selline inspiratsioon, tunnetus, et ma tahan seda teha, ma tahan seal suunas liikuma hakata. Ja kindlasti, mida see kursus sul annab nende harjutuste läbitegemise kaudu, võimaldab see sul võtta endaga kaasa sellised head praktikad, mis aastate jooksul võimaldavad sul teha kirehooldust. Kirehoolduseks ma kutsun seda, kui sa umbes tead, et see on see suund, kuhu ma liigun, aga ma tahaksin üle kontrollida, kas see on ikka see minu suund või kas ma tahaksin avada mingit uut ja põnevat suunda sinna juurde. Nii et sellist kirehooldust teha, harjutusi, mis aitavad sul hoida seda sidet endaga ja sellega, mida sina tahaksid luua.
See on see suund. Sisuliselt tunne ennast kursus, see, kuhu me kohe oleme siis sukeldumas, on kursus, mida mina ise otsisin, kui ma olin keskkoolis, kui ma olin ülikoolis ja ma igatsesin, et oleks midagi sellist kompaktset, sest seda ei olnud otseselt kuskile õppekavasse sisse integreeritud. On võimalik, et tänasel päeval leiad sa enda psühholoogia ainetest või nii, aga ma usun sellegi poolest sa leiad siit asju, mida võib-olla psühholoogia aines niivõrd sellisel kujul ei käsitleta või harjutusi, mis panevad su mõtte hoopis uuel tasandil käima. Tunne ennast. Kes ma olen ja mida ma päriselt tahan, on see taotlus, mida me sihime jahime. Ja sukeldu siia kursusesse, pane vaim valmis ning lähme avastame, kes siis sina oled ja milles sina tegelikult hea oled.